volikogu värinad. See on diagnoos, kes on pildil, kes on udus, kellel ajukahjustus. Protsendid hüplevad kui kirbud tsirkuses ja Märt on ainus mees, kes näeb siin selget sihti ees. Tere tulemast kuulama volikogu värinaid. Minuga on stuudios poliitikaanalüütik Märt ja me räägime täna Tallinna linnavalitsusest, mis on viimastel nädalatel pakkunud rohkem segadust kui stabiilset linna juhtimist. Tere, Märt! Tere, Liina! Alustuseks, see, mida me Tallinnas nägime, polnud tsirkus. Tsirkus eeldab professionaalsust. See oli pigem hetk maakultuurimaja näiteringis, kus peaosa täitja on tekstiraamatu maha unustanud ja proovib kogu etendust improviseerida, samal ajal kui lavatagune vaikselt põleb. Tragöödia, mille on kirjutanud Pärtel-Peeter Pere, lavastanud Jevgeni Ossinovski ja mille vaikivaks sponsoriks oli Mihhail Kõlvart, kes ei pidanud isegi piletit ostma. Ta sai kogu etenduse tasuta parimatelt kohtadelt. See on muljetavaldavalt spetsiifiline võrdlus, Märt. Aga et meie kuulajad laval toimuvast paremini aru saaksid, lähme tagasi esimese vaatuse juurde. Kogu see draama sai ju alguse millestki nii konkreetsest ja esmapilgul isegi populaarsest nagu lasteaia kohatasu kaotamine. Mis seal siis täpselt juhtus? Populaarne. Liina, see on täiesti vale küsimus. Küsimus pole selles, kas see oli populaarne, vaid miks see just nüüd lauale lendas. See polnud poliitika, see oli poliitiline paanikahoog. Kuulujutud linnukestelt, mis on tõenäoliselt tõsi, räägivad, et Reformierakond sai kätte oma Tallinna sisemise küsitluse. Ja selles küsitluses olid nad 4. kohal. 4. Ja siis nad tegid seda, mida teeb iga nurka aetud poliitiline loom. Nad panid lauale ultimaatumi, mis oli tegelikult mõeldud koalitsiooni lõhkumiseks, maskeerides selle rahvale meeldivaks kingituseks. Lasteaia tasu oli lihtsalt see odav rekvisiit, millega etendusele avapauk anti. Nii et kui me tõlgime sinu teatraalse proloogi ümber, siis sa ütled, et Reformierakonna käik ei olnud strateegia, vaid puhas paanika, mille vallandas halb siseuuring. On nii. Aga kes siis olid selle peaosa täitjad? Ühel pool siis noor ja uljas Pärtel-Peeter Pere oma varahommikuse soologa, teisel pool aga linnapea Jevgeni Ossinovski, kes pidi seda kõike, nagu ta ise ütles, kerge üllatusega pealt vaatama. Peategelased. ei, Liina, ärge sildistage. Need olid arhetüübid. Ühel pool estraaditäht, vabamees Pere. Mees, kes on omaenda pressiteadet esimene ja ainus lugeja. Ja tema vastas ei olnud üllatunud linnapea. Tema vastas oli kättemaks Ossinovski. See mees, kes naeratab ainult siis, kui saab kellelegi giljotiini alla lükata. Külmavereliselt, puhtalt, sest nii näeb ette kord. Areenil on 2 vastandlikku kuju, kes üritavad teineteist tordiga näkku visata. Aga kes oli see 3? See vaikiv pealtvaataja, kes haistis kohe võimalust ja andis tulele hoogu juurde. Ma räägin siin Keskerakonnast, kes tegi täpselt sama ettepaneku. Pealtvaataja. Liina, te teete Keskerakonnale komplimendi. See jätaks kohalolu. Mihhail Kõlvart ei olnud isegi pealtvaataja. Ta istus oma kontoris, vaatas aknast välja ja praktiseeris taoistlikku Wu Wei põhimõtet. Tegutsemist läbi mitte tegutsemise. Tema ainus panus sellesse kriisi oli see, et ta ei seganud oma vaenlasi, kui nad olid hõivatud enda laugu kaevamisega. Tema reiting rühkis samal ajal ülesmäge. Oot, Märt, sa mainisid lavastajaid ja sponsoreid. Aga kas laval polnud ka suflööre? Ma saan aru, et sa vihjad sihtasutusele Liberaalne kodanik või SALK. Jaa, nad tellisid poliitilise eutanaasia. SALK on professionaalne teenusepakkuja. Nad annavad sulle andmepunktid, mudelid ja püssi. Nad ei saa vastutada selle eest, kui klient on dilettant, kes ei oska kasutusjuhendit lugeda ja laseb endale esimese asjana jalga. Vaadake tulemust. Juuli alguse seisuga on nende 3 kliendi Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Eesti 200 koondtoetus kohalike valimiste kontekstis 23,5%. Vastasleeri, Isamaa, Keskerakonna ja EKRE koondtoetus on 56%. See on tasuline häving. Väga innovatiivne teenus. Esimene omataoline Eestis. See tasulise hävingu teooria on küll värvikas, aga lähme tagasi Areenile.
kui Reformierakond oli oma soolo teinud, siis kuidas ülejäänud koalitsioon, Isamaa ja Eesti 200 sellele reageerisid? Reageerisid. Ei. Nad etlesid oma osa. Isamaa etles melodramaatilist stseeni otse kui Seebi operis, kus avastatakse, et perekonnahõbe on maha müüdud, et finantseerida kahtas püramiidskeemi. Karjusid salapakt. Ja Eesti 200. Nemad mängisid seda naiivset vahetusõpilast, kes on siiralt šokeeritud, et poliitikas ei räägitagi alati tõtt. See oli nii liigutav, et ma pidin korraks oma Schopenhaueri raamatu käest panema. Peaaegu. Aga enne kui see Ossinovski giljotiin langes, toimus laval ju veel terve vaatus. Kuuldavasti olid laual ultimaatumid ja viimase hetke kompromissikatsed. Mis täpselt juhtus koalitsiooni sees enne, kui linnapea otsustas skalpelli haarata? Kompromissikatsed? Liina, see on liiga viisakas sõna. See, mis toimus, oli poliitiline pantvangidraama, kus lunaraha nõudja, Pärtel-Peeter pere, ei olnud isegi kindel, mida ta lunaraha eest tahab. Toimus see kuulus esmaspäevane lõuna, kus kõik justkui leppisi kokku, et võtame aja maha ja siis. Loetud tunnid hiljem teatab pere sotsiaalmeedias, et mingit kokkulepet pole kunagi olnudki. See oli puhas poliitiline gaasivalgus. See oli etenduse lõppvaatus, kus oli vaja lihtsalt formaalselt dialoog ära pidada enne giljotiini langemist. Ja siis reedesel päeval 27. juunil see giljotiin langetati. Reformierakonna abilinnapead lasti ametist lahti. Kuidas partei ise sellele uudisele reageeris? Kas see tuli neile üllatusena? Üllatusena? See on sama suur üllatus kui see, et Tšehhovi näidendi 3. vaates keegi ennast maha laseb. See oli stsenaariumisse sisse kirjutatud. Ossinovski lihtsalt järgis lavajuhiseid. Reformierakond ehitas endale ise ešafodi. Andis Ossinovskile kirve kätte ja siis esitas suure üllatuse, kui see langes. Nad ei reageerinud. Nad lihtsalt riietasid ümber ohvrikostüümi ja teatasid, et lähevad nüüd opositsiooni, et võidelda tõe eest. Nad lahkusid laalt, aga etendus polnud veel läbi. Jaa, me peaaegu unustasime selle kõige absurdsema maatuse, kus Reformierakond püüdis lavale lükata uue, täiesti ootamatu tegelase, selle niinimetatud tehnokraatliku linnapeakandidaadi. Muidugi, Urmas Sõõrumaa, see oli etenduse intermezzo. See hetk, kui loogikas sureb ja lavale kutsutakse maagia. Ilmus tehnokraatlik päästja, mees, kes taastab Patarei vanglas energeetilist tasakaalu ja kelle loobumisavaldus kõlas nagu miskit, mis õnnepalu piiririigis oleks pidanud olema. See polnud plaan B, Liina. See oli appikarje. Jah, see oli tõesti poeetiline vaatus. Sõõrumaa ise selgitaski oma loobumist lausega, ma tsiteerin, kahtlus on sisemine peegeldus, mis ilmub just siis, kui kogu hingest midagi soovid. Päris elu libiseb vaikselt eemale elust, mida juhime või arvame end juhtivat. Suur piir jookseb meist igaühest läbi, ega me keegi ei tea, miks me teeme, mida teeme. Sina aitad mulle ja kuulajatele selle ära tõlkida, mida see Eesti poliitika keeles tähendab. Muidugi aitan. Tõlkes Eesti poliitika keelde tähendab see lause, et Exceli tabel näitas punast ja Mihhail Kõlvart ei võtnud enam telefoni vastu. See on see hetk, kus New Age kohtub vanakooli aritmeetikaga ja kaotab haletsusväärselt. Aitäh selle eestikeelse tõlke eest. Norstati kiirküsitlus näitas ju kriisi kõrghetkel, et Pärtel-Peeter pere tegevust kiitis heaks ainult 4% vastanutest ja isegi Sõõrumaa toetuse jäi alla 20%. Nii et see plaan oli juba eos matemaatiliselt lootusetu. Need numbrid ei näita ebaõnnestumist, Liina. Need näitavad täpsust. Nad soovisid korraldada tsirkust ja Norstati uuring lihtsalt mõõtis aplausi valjust. Või siis selle puudumist. Fakt, et 54% Reformierakonna enda valijatest pidas peretegevus kahjulikuks, see pole enam poliitika. See on see hetk, kus laevakapten teatab, et Jäämägi ei saanud temast lihtsalt õigesti aru. See laevakapteni ja Jäämäe metafoor on tabav, eriti kui vaadata neid Norstati numbreid. Aga lähme nüüd lahkamise juurest tagajärgede juurde. Sa maalisid pildi katastroofist, näita meile nüüd numbritega, kui suur see rusuhunnik täpselt on. Alustame Reformierakonnast. See pole enam rusuhunnik, Liina. See on geoloogiline murrang. 5. kohal vabalangemises. Ja see pole ainult Tallinn. Vaadake Tartut. Seal on nad kaotanud 3% toetusest, sest otsustasid avada Rootsi vangide rendipunkti. Üks rumalus ajad teist taga.
oravad on oma enda brändi suurimad vaenlased. Sa räägid üldisest toetuse kaost. Aga mis toimub erakonna enda valijate seas? See on ju tavaliselt nende kõige kindlam kants. Milline kants? See kants on murdunud. See ongi selle kriisi tuum. Varasemate skandaalide ajal oli erakonna sisene rahulolematus maksimaalselt 15-20%. Seekord ei kiitnud nende tegevust heaks 44% nende endi valijatest. Ja Peeter Pere, tema heakskiit oma valijate seas on 19%. See pole enam poliitiline ebaõnnestumine, Liina. See on isiklik pankrot. Nad ei kaotanud lihtsalt hääli. Nad kaotasid usu. Selge. Kui Reformierakond tekitas poliitilise vaakumi, siis kes on need, kes sinna asemele imeti? Keskerakond vaikis end võidule, aga sa mainisid ka tõelisi võitjaid. Jah, aga isegi nende võidud on tinglikud. Isamaa on küll protsentuaalselt esimene Finerio, kes on paberil. Tegelikkuses juhivad valimisliidud juba rohkemat omavalitsuste arvus. Isamaa on kuningas, kelle kuningriik on väiksem kui naabri oma. Ja Keskerakond mitte midagi. Kõlvart istus, jõi teed ja vaatas, kuidas tema reiting Tallinnas tõuseb. See on poliitika kõrgeim pilotaaž. Võita nii, et sa ei tee mitte midagi. Aga tõelised võitjad on hoopis mujal. Viitad valimisliitudele. Nende toetus on teinud tõesti märkimisväärse hüppe. Märkimisväärse? See on massiline evakuatsioon. Nende toetus hüppas 11%-lt 15%-le. See pole toetusavaldus. See on massiline põgenemine põlevast teatrist. Inimesed on erakondade pakutavast etendusest nii tüdinenud, et on valmis hääletama ükskõik kelle poolt, kelle nime taga ei ole erakonna logo. See on kõige selgem hinnang praegusele poliitilisele kultuurile. Märt, ja kui me vaatame tulevikku, mis saab edasi? Kas see Tallinna valitsus püsib? Millised on potentsiaalsed koalitsioonid pärast oktoobrikuiseid valimisi? Liina, te küsite minult, patoloogilt, patsiendi pikaajalise prognoosi kohta. Ma oskan kirjeldada haigust, mitte ennustada imelist tervenemist. Liina, see on poliitiline elutsükkel. Pärast tulekahju tärkab alati uus pahaimamatu alusmets, mis ootab kannatlikult järgmist tikku. Ja selle kunstilise kokkuvõttega on meil aeg tänaseks otsad kokku tõmmata. Kui numbrid kokku võtta, on pilt selge. Juuli alguse seisuga on Isamaa ja Keskerakond üleriigilises liidrite heitluses. Valimisliidud on teinud suure hüppe ning Reformierakond on oma Tallinna avantüüri tulemusel langenud lausa 5. kohale. Tundub, et see suvine etendus on oktoobrikuisteks valimisteks kaardid tõsiselt segi löönud. Suur tänu sulle, Märt, selle haarava analüüsi eest. Tere, sõbrad, laulame nüüd koos. Miks Onno Pärtel on nii närvis ja toos? Sest Onno Pärtel nägi unesüt jubedat kolli, kus reitingud näitasid talle vaid ümmargust nulli. Kord Rüütel, Pärtel, Peiter, nii vapper ja prii, tõi laste ja lastele kingituse nii. Ta heiskas seal lipu, mis sädeles au. See polnud lipp, see oli dünamiit ja järgnes Kablau, kas Jevgeni nüüd nutab? Ei, Jevgeni ootab. Pilk külm nagu tina ja teritab vaikselt Paragrahvi giljotiini. Kes on siin paha ja kes on siin hea? See on võimuvõitlus, kus puudub moraal, kus pere on klioun, kes karjub eureka. Ja Ossinovski on timukas, kes naeratab vaiksem tahs. Ja kes saab siis auhinna, kui kõik on vaid praht. See, kes ei tee midagi, Mihhail Kõlvart. Ta võitis lahandul. Ja kaaslased aitasid, nii tublid ja heed. Nad kaitsesid liitu, nii näitasid pead. Nad laulsid koos laulu, et reedur on ta. Kuid nende kindlus oli ehtatud vaid vahukoorest ja vatist ja Nad on nii rumalad. Nad karjusid reedur, ent point oli see. Sa ei saa reeta liitu, mis oli juba häle. Kes on siin paha, kes on siin hea?
see on võimuvõitlus, kus puudub moraal kus pere on klioun, kes karjub Eureka. ja Ossinovski on timmukas, kes naeratab vaikselt. ja kes saab siis auhinna, kui kõik on vaid praht. See ei tee midagi, Mihhail Kõlvart, ta võitis lahingu. lapsed, nüüd tuleb sponsor, see salk on nii pai. Nad andsid neil püssi ja kuuli, ai. kuid lugemata jäi kasutusjuhend. Ja nii nad endale jalga lasidki uhkelt. meie ei vastuta, see oli kliendi enda valik ja tahe. ja siis tuli maa, kes tõi Rahumäe maale. ja Urmas Sõõrumaa, kosmiline guru, kes Coelho tsitaadiga pidi peatama tüli ja möllu ja turu. kuid Exceli tabel ei allu ta mantraile ja temast sai Antide Jandis vaid lõpulause. ja saade on läbi. ei, nüüd algab farss.